helista Jaylele. Jalen, hästi. Tuntud NBA mängija isa ja kunagine tunnustatud poksija süüdistati mehe pussitamises parkimisplatsil toimunud kakluse käigus. Kui see juhtum jõudis kohtusse, toimus suur pööre. See on Inside the Crime, mida esitab Law and Crime. Mina olen Elisabeth Miller. Sageli ei tea korrakaitsjad üldse, keda nad liikluspeatuse käigus kinni peatasid ja see hõlmab ka kuulsusi ning inimesi, kellel on kuulsustega seoseid. Nii juhtus ka eelmisel sügisel Las Vegases, kui Las Vegase politseiosakond sai teade Noa rünnakust kohalikus pargis. Selgus, et kahtlusalune oli Quinton Marcellus Brown, kes kasutab oma teist nime. Tänapäeval tuntakse teda ilmselt kõige rohkem kui Bostoni Celticsi staari Jaylen Browni isa. Kuid taas, Marcellus on ka endine elukutseline poksija. Ta on 7 jalga pikk ja kaalub üle 300 naela. Kui tema debüüt oli 80ndate lõpus, on ta raskekaalu tiitlimatšides võistelnud veel nii hiljuti kui 2016 aastal. Kuid Las Vegase metropolitsei sõnul sattus Marcellus hätta just väidetava käitumise tõttu väljaspool poksiringi. Ma tahan siin viia All American Parki Vegases augustis 2025. News 3 LV poolt saadud vahistamisraporti kohaselt sai see kõik alguse väidetavast uksega tehtud mõlkist parklas. Väidetava ohvri tüdruksõber ütles politseinikele, et tema ja tema poissõber istusid oma autos, kui maastur sõitis nende kõrvale parklasse. Kui kõrvaliste uks avati, lõi see väidetavalt ohvri autojuhi poole ukse pihta. TMZ andmetel oli ohver väidetavalt noorte Ameerika jalgpallitreener. Kui ta läks kahjusid kontrollima, ütles tema tüdruksõber politseinikele, et teine mees, hiljem tuvastatud kui Marcellus Brown, oli kohe vaenulik. Mehed vahetasid väidetavalt teravaid sõnu. Seejärel hakkas ohver lahkuma, nagu on kirjas vahistamisraportis. Edasi märgitakse raportis, et just siis ründas Marcellus Brown väidetavalt meest noaga. Üks tunnistaja ütles politseile, et ta võis noaga vehkida kuni 25 korda. Ohver istus autosse tagasi ja tema tüdruksõber viis ta lähedal asuvasse apteeki, kus nad seejärel kutsusid politsei. News 3 LV ülevaate kohaselt arreteerimisraportist olid ohvril noahaavad seljas, rangluul ja vasakul käel ning isaks murdunud ribi. Las Vegas Review Journali andmetel pidi ta läbima mitu operatsiooni ning osa tema seedesüsteemist tuli eemaldada. Marcellus Brown lahkus samuti sündmuskohalt ja oli väidetavalt teel haiglasse näovigastuse tõttu, kui Las Vegase metropolitsei tema maasturi kinni pidas. Ohvri Victor, teie võib olla üks sõiduk liikumas ida suunas Lakefront Boulevardi lõuna osas. Oleme rannapääsust liiga kaugele tüüpi kinnitada, kuid proovime sellele nüüd järele jõuda. Kas ma võin oma vilkurid sisse lülitada või mitte? Kas see sai sellest kinni? Vabandan. Seal. Kas me peatame selle? Control 3 liikuvad võetud, meil on see liiguda eest ära, liiguda lõuna suunas 95 peal otse sinna. See on seal 95 peal Frontenakist ja Cateris. Ma jätan selle siia. Head ööd ja maga hästi. Hoolitse enda eest. Head aega. Pay to. See on kõrge riskiga peatumine, see on ära. See on ahtav. Lase oma aknad alla! Aua! Lase oma aknad alla. See on Metropolitani politseiosakond. Tõstke käed üles!
ma kutsun juhi välja. Copy. Copy. Hoidke käed nähtaval. Juhile, et ta lülitas mootori välja. Lülitade sõiduk välja. Me oleme USA poolel. Kas olete valmis, et juht väljub? Või soovite oodata? Meiga on ainult 2. Isake. Oma. Taskud tühjaks. Juht, väljuge sõidukist. Avage uks ja raiuge sõidukist. Käed üles. Pöörake meist eemale. Kõndige tagasi minu hääle suunas. Viige ta sõiduki taha. Astuge sõiduki paremale poole. Paremale. Taganege edasi. Taganege edasi. Taganege edasi. Tule edasi. Hästi. Sõidukis olevad reisijad, ärge liigutage, hoidke käed nähtaval. Ei, minde tagasi autosse. Ärge liigutage. Hoidke käed seal, kus ma neid näen. Reisija, tule välja reisija. Välju sõidukist. Hoia käed üleval. Marcellus Brown istus maasturi kõrvalistmel. Tema naine oli roolis ja 2 last istusid tagaistmel. Kõik eraldati, kuni politsei püüdis välja selgitada, mis täpselt toimub. Ta on sisuliselt tunnistanud, et see kõik on tema tegu ja keegi teine sõidukis ei olnud sellega seotud. See mees, kellest me just rääkisime, see suur, keda me... Kas see välja tõime, jah? Kui mul on see stseen siin, siis mul on vaja, et keegi tooks mulle selle pildi, kuidas sa oled näinud. Ma olen koos mehega. Kavi. Kavi. Ole valmis. Võib-olla pead sa kas väljas seisma. Sõidukist selle järgmise osa jaoks või kutsume selle mehe välja, kui politsei koer on valmis kanda. Selge? Ma annan sulle teada, kallis. Annan teile teada. Jah, okei. Eivo uks väljaspoolt. Sõidukis, ava uks, kallis. See on okei. Astuge sõidukist välja. Hoidke käed õhus. Astuge sõidukist välja ja hoidke käed õhus. Astuge sõidukist välja, härra. Käed üles. Pöörake ringi ja vaadake teisele poole. Võtke kepp ära. Nii, väga hea. Käige tagurpidi minu hääle suunas. Jätkake tagurpidi kõndimist. Minge paremale. Astuge 2 sammu paremale. 2 sammu. Kõnni tagurpidi. Jätka kõndimist. Astuge neidiks suur samm paremale. Let's start. Lähen. Mis on? Relv välja. Võtad üle. Tee relv välja. Hei poisid, jätka oma käed sinna, kus ma neid näen. Kui palju teid autos on? Kas ainult 2? Kõik on korras, kallis. Ära nuta. Kõik on korras. Siin on 2 last, 1 siin, 1 taga. See on kõik on korras. Üks politseinik küsis Marcelluse naiselt, kuidas nad üldse sellisesse olukorda sattusid. Me sõitsime parki sisse, me rääkisime sõiduki kõrval. Mu abikaasa ütles mulle, et ma võtaksin ühe. Kas su abikaasa on siinpool? See teine mees ütles, et mu abikaasa auto uks lõi tema autost, mis ei saanud juhtuda, sest meie autod polnud isegi teineteise lähedal.
mu abikaasa ütles, et ma ei hakka sinuga selle üle vaidlema. Tead, ma olen siin oma laste pärast. Me kõndisime minema, see mees tõi autot meie kõrval, meie reisija ukse juures. Ja siis mu abikaasa läks tagasi, ütles, mees, ära tee nii, sul ei ole vaja autost välja tulla, see ei ole okei. Ta kõndis minema. Järgmine asi, mida ma nägin, oli see, et mu abikaasa oli põlvili maas rohus koos selle teise mehega või midagi sellist. Okei. Jah, Kas ta lõi su abikaasad esimesena? jah. See pole kunagi... Et leida oma. Seda varem näinud. Sul ei ole ühtegi. Ei. Ma mõtlen, ta võib olla ühe jalgpallilapse vanem, aga mitte meie meeskonnast. Ma ei tea. Kas te olite seal tema jalgpallitrenni pärast? Kas sellepärast te siin oletegi? Nii et see inimene väidab, et auto uks avanes. Kas see oli sinu mehe uks, mis avanes selle vastu? Okei, aga seda ei juhtunud. Noh, mu mees avas ukse, aga me olime piisavalt kaugel, et see tegelikult vastu ei läinud. Okei, nii et siis vahetati mõned sõnad ja siis minu. Abikaasa kõndis minema, ta ütles, et ma ei ole siin, et sinuga tülitseda, ma olen siin oma poja pärast. Ta ütles, vabandust, ma vist riivasin su autot, aga midagi ei juhtunud. Me läksime minema. See mees tuli tema juurde ja hakkas temaga tüli nolima. Ei, mees, me ei lase seal niisama minna. Minu abikaasa üritas minema kõndida, jätkas lahkumist. Järgmine hetk vaatasin ja mu abikaasa oli kruusal maas. Mis te üritas siin pikali? Ma ei tea, ma ei ole kindel. Ma mõtlen, et ta oli põlvili kruusal. Ja midagi tabas teda näkku. Ta ütles, et tal oli midagi käes, mis tabas teda näkku, sellepärast ta tahtis minna. Järgmise 20 minuti jooksul happasid politseinikud Marcelluse vaatenurgast ajajoont kokku panema. See on meie kahtlusalune. Mustas riietuses, jah. Jah, ta räägib. Mustanahaline mees seisab seal, teine mees. Teine mees. Nii et ma ei tea, kas ta nägi seda või ei näinud midagi. See võiks potentsiaalselt olla kellegi raha. Ma ei küsinud temalt, kas ta nägi nuga. Ma lihtsalt tahtsin enne midagi ütlemist teada saada, mis tema versioon on. Kui mul on tema anded, siis ma räägin, et sinuga läbi. Praegu ei ole tema see, kellega me tegeleme. Tema või? Tema ei ole see, kellega me praegu tegelikult tegeleda tahame. Ei. Ma tean! Ma olin tegelikult just telefonis ja proovisin ühendust saada selle politseinikuga, kes praegu ohvriga väljas on. See on üsna hull kõne, sest see juhtus spordikompleksis. Ohver lahkus ühes suunas, kahtlusalune lahkus teises suunas. Nii et ma olen praegu kiirteel koos meie võimaliku kahtlusalusega. Ma helistasin lihtsalt selleks, et saada uuendust ja teada, mis ohvri seis on. Mul ei ole selle kohta sulle mingit infot. Noh, seal on, ma mõtlen, ma ei tea, kas me saame seda juba enesekaitseks pidada, aga sellel mehel, kes meil praegu siin on samuti üsna tõsised vigastused. Ja tema selle oletatava kahtlusaluse naine ütles seda. Jah, põhimõtteliselt 2 meest vaidlesid omavahel selle üle, et ühe uks lõi vastu teise ust. See Braun siin astus ligi ja eitas, et midagi oleks juhtunud. Ükski uks ei saanud pihta. Ja kahtlusaluse naine läheb üles ja ütleb, et järgmine asi, mida ta teab, on see, et tema mees on tegelikult maas. Ja siis tõuseb ta püsti, et proovida end kaitsta. Põhimõtteliselt see ongi see, mis juhtus. Alan tema. Jama. Ta soolikad tulid sõna otses mõttes kõhust välja. Ta ütles, et sa ei loo ainult ohvri tüdruksõbrad. Tal ei olnud võimalust ohvriga endaga rääkida. Aga sarnane lugu. Ta sõidab musta auto kõrvale, see on ohvri auto. Ta avab ukse, see on ohvri auto tagumine juhipoolne uks. Meessoost ohver läheb talle järele ja järgneb talle välja. Ma ei tea, kas see oli sellepärast, et ta nägi kuradi süüdi välja ja ta üritab seda pisendada. Ja siis väidetavalt läheb meie ohver ja lööb tema peeglit. Aitäh, snacksid on kohal ja siis ma saan selle kätte. Ohver räägib, et mees tõmbas päriselt noa välja ja hakkas teda 3-4 korda kõhtu pussitama. Ohver kukub maha, üritab püsti tõusta, ta peab tema eest põgenema. Ta haarab temast kinni ja annab veel ühe korraliku noahoobi kõhtu, enne kui ohver lõpuks lahti pääseb. Aga kõik, mida me räägime, viitab sellele, et ainult see mees oli õnnetusega seotud. Nii see igast küljest paistab. Ohver ütleb, et ainult tema oli tulistamisega seotud. Ainult tema räägib sellest ja teda ründavad mitu inimest. See ongi kõik. No me läheme nüüd kuhugi sõitma. Kas sa tahad neid enne näha? Kui nad lihtsalt eitavad.
Noh, näiteks rünnak on see teine. Rünnak surmava relvaga. Nii et me lihtsalt üritame leida sõidukit, mis oleks piisavalt suur, et sa sinna mugavalt ära mahuksid, sest pole mingit võimalust, et sa mahuksid nende Explorerite tagaistmele. Pole kannatlik, me püüame siin varsti istmed välja saada. Jah, vabandan. Aitäh. Cubby. Frosty Cubby. Cubby. Ta on praegu tegelikult haiglas. Nii et ta peab need tüütid tegema, millest ma räägin. Noh, aitäh, sa juba keeldusid nende meeste meditsiinilisest abist. Nii et esimene sihtkoht on arestimaja. Kui arestimaja keeldub sind vigastuste tõttu vastu võtmast, siis peame sind pärast seda haiglasse viima. Aga selle otsustab praegu arestimaja. Ja pärast haiglat lähed otse tagasi arestimajja. Oled sa varem jõudnud? Asti, ojend, ei, lull. Noh, peame ootama selle teise mehe seisundi kohta, kes on nüüd haiglas. Kui kuuleme, temaga on kõik korras ja ta on stabiilses seisundis, siis laseme kõik teised minna. Aga kui ta saab nii tõsiselt vigastada, et sureb, siis peavad kõik siin koha peal ülekuulamisel olema. Uskuge mind, ma ei taha teid ega lapsi siin kauem kinni hoida. Võite hakata end lahkumiseks valmis panema. Peab veel kooli. Tere! Vabandust! Me peame lihtsalt kõik siin hoidma kui potentsiaalsed tunnistajad selle kohta, mis juhtus. Sest kui see mees peaks surema või sattuma kriitilisse seisundisse, siis tulevad meie mõrva uurijad siia, et asja uurida ja üle kuulata ning me ei ole ametlikult välistanud, kes ei olnud seotud. politseinik peab ka veenduma, et neil oleks piisavalt suur sõiduk, kuhu mahuks see massiivne endine poksija. Tere, mis toimub? Jah, ma küsisin temalt, miks te mind kinni hoiate ja ka meie sõpra, kes on väljaspoolt linna. Kas ta selgitas seda sulle? Ta lihtsalt ütles, et kui ta on oma pingidest väljas, siis ta tõesti ei lahtnud üle piiri minna ega öelda seda, mida ta... Me lihtsalt ootame täiendavat infot. Okei. Ja kui saame oma ülemustelt midagi teada, siis see info jõuab ka teieni. Okei. Nüüd me lihtsalt... See mees ei teinud midagi muud, kui viis mu abikaasa haiglasse. Ma tean, kahjuks on see vai ootamist ja kiirustamist. Olgu, praegu me lihtsalt ootame, et midagi kuulda, aga niipea, kui me midagi teame, anname teile teada. Sa pead kas mu päikeseprillid ära võtma või need mu silmade eest üles lükkama. Vabandust! Ei, kõik on korras. Need on nagu tuules lendlemas. Kas sa tahad, et ma lihtsalt paneks need tagasi? Oled sa kindel? Jah, loodetavasti. Sa lased sellest välja saada enne, kui ma selle saan. Ma loodan ka, aga ma hoian sind kursiseks. Kas ma võin oma käega keskel lehvitada lihtsalt, et mul oleks tunnistaja? Nendega on kõik korras või just rääkisin temaga. Kas te näete mind nüüd? Kas sa saad emale lehvitada? Ma ei tea, varsti viime su alla. Okei, tere. Okei. Helista. Okei. Jalen, hästi. Hoolimata Marcellus Browni soovist, et keegi tema perest võtaks Jaleniga ühendust ja räädiks toimuvast, teatas TMZ Browni arreteerimise ajal järgmist. Meie allikate sõnul ei ole Jaleni lisaga lähedasi suhteid ning ta ei olnud arreteerimisest ega juhtunust teadlik. Marcellus Brown läks haiglasse, et lasta mõned marrastused üle vaadata. News 3 LV teatel kogus politsei tema verised riided kokku, kuid nuga ei leitud. Ta vormistati mõrva kahtlustusega. Kohtunik määras talle $300,000 suuruse kautsjoni ja käskis tal kanda jalavõru. Kohtu andmete kohaselt viisid prokurörid juhtumi vandekohtusse, paludes neil kaaluda Browni süüdistamist 5 punktis. Mõrvakatse surmava relva kasutamisega, 3 süüdistust rünnakus surmava relva kasutamisega, mille tagajärjeks oli raske kehavigastus, ning 1 süüdistus kakluses või kaklusele kutsumises surmava relvaga.
kuid ootamatu pöörde tulemusena otsustas vandekohus Marcellus Browni mitte süüdistada. Vandekohtu menetlused on salajased, seega ei pruugi me kunagi teada nende otsuse tagamaid. Kuid juhtum lõpetati 2025 aasta novembris ja Marcellus Browni tulevased kohtuistungid tühistati. Aitäh, et kuulasite seda Inside the Crime'i episoodi. Mina olen Elisabeth Milner ja kohtume teiega siin jälle homme uue juhtumiga.